suvi läbi, september käes, aeg jälle uueks turuülevaateks. Mis meil siin augustis siis Tallinna kinnisvaraturul toimus? Augustis tehti Tallinna korteriomanditega 629 tehingut. No grammikene vähem kui juulis, peaaegu 20% vähem kui aasta tagasi augustis, kui meil siin veel aktiivsed ajad olid. Mis see tähendab? Kevadisest põhjast, kui siin ettevõtted kinni olid, piirid kinni olid, ebakindlust hästi palju oli. Kevadisest põhjast me oleme taastunud päris kiiresti. Nüüd oleme jõudnud nagu sellisele stabiilsele tehingute arvu tasemele, turuaktiivsuse tasemele, mis iseenesest on igati okei. Nõudluse järgi ootaks võib-olla isegi rohkem tehinguid. No võib-olla inertsist nüüd on uusarenduste tehinguid statistikas natukene vähem, aga 629 tehingut, 5250 aktiivset pakkumist, see annab meile laoseisuks veidi üle 8 kuu. Ehk kui samasuguse aktiivsusega me müümist jätkaksime, turule ühtegi uut pakkumist ei lisanduks, siis veidi rohkem kui 8 kuuga me müüksime kogu Tallinna korterituru pakkumistest tühjaks. See number teoorias peaks näitama pigem ostjaturgu, ehk siis pikem ots on läbirääkimistel ostjate käes. No, eks tuleb nõustuda, müügiperioodid kohati on pikenenud, kaugeltki mitte iga objekt ei müü kohe, kui turule üles paned. Samas nõudlust kindlasti on piisavalt palju, hinnad praegu kindlasti ei lange. Müüa on igati okei aeg. Keskmine ruutmeetri hind Tallinna korteriomanditel oli augustis 2074 eurot ruutmeeter. No sellega tulime veidi kõrgemale tagasi. Oleme 6% kõrgemal praegu hindadega kui aasta tagasi augustis. Ehk hinnad on hämmastavalt stabiilselt püsinud. No väikese jõnksu siin tegime juulikuus. Pigem see on selline statistika anomaalia, et nüüd alles see langus tuli. Praegu turul hinnad langemas igatahes ei ole. Kui mõelda, mis siin sügisel saab, sügist ju kardetakse hirmsalt. Võt ütlen, kogemust mul selliste kriisidega ei ole, ei teesklet on. Samas sügisel kinnisvaraturul me pidasime hämmastavalt hästi vastu. Ma arvan, kui teine laine siin peaks suuremalt tulema, musta stsenaariumi korral, jah, samamoodi tehingute arv langeb. Jah, müügiperioodid pikenevad, aga ma arvan ka, et hinnad peavad samamoodi hästi vastu. Kohati korrektsioonid, aga mitte hinnalangus igal pool, mitte hinnalangus kamaluga. Kui reaalmajandusest meil tulevad positiivsed signaalid, me paneme siin stabiilsel tasemel ja isegi kasvuga edasi. Kui sul on kinnisvaraturu kohta mingeid küsimusi veel, võid julgelt kirjutada. Näeme järgmises videos. Tšau!